tere ja jätkuvalt õnnistatud Kristuse surnust ülestõudmise pühitsemise aega. Täna on teine pühapäev, kus me mõtleme Kristuse surnust ülestõudmisele ja piiblis on räägitud sellest, kuidas just sellel päeval ilmus Jeesus Toomale. Me elame teatud mõttes ka Tooma ajastul. Ja Tooma niisugune eripära oli see, et ta ütles, et mina ei usu, kui ma ei näe. Täna on mul harukordne võimalus vestelda oma aastatepikkuse juba sõbraga. Kairi, sina elad ja tegutsed Viljandis, oled Viljandi baptisti koguduse liige ja sinu eripära on see, et sa ei näe ja ometi sa usud. Kairi, kuidas see sinu elus oli, et sa jõudsid sellisest umbusklikkusest Jumala ja usuelu suhtes usklikkuseni? Minu nägemine kadus kuskil 30-aastaselt, aga usule ma tulin tegelikult 17-aastaselt. Aga see tee oli hästi eriline, et Jumal kutsub nii nagu Jeesus kutsus oma jüngreid, kaasa arvatud Toomase. Tegelikult ju Toomas oli väga nagu eriline, teda arvati ka 12 hulka. Ja minu elus oli see samamoodi, et Jumal teeb oma tööd, tegi oma tööd nagu minu lapsepõlvest saadik juba. Minu vanaema, vanaisa laulsid jõulude ajal siis püha ööd. Vanaema laulis Üks roosike on tõusnud ja mina mõtlesin, et kes see lapsena mõtled ikka, et kes see roosikene on siis. Ja kui ma siis küsisin vanaema käest, siis vanaema ütles, et ma võtan su Pauluse kirikusse jõulude ajal kaasa. Ja ma läksin sinna ja räägiti lapsest ja ma nägin last hällis. Ma küll ei mäleta, et ma nagu oleks saanud väga nagu kõnetatud selle teksti kaudu, võib-olla rohkem laulude kaudu ja selle rahva hulka kaudu, mis siis, meil oli siin veel Vene valitsus, et kuidas inimesed olid tõtanud kirikusse, et kuulata jõulude ajal Jumala sõna. Ja see puudutas mind, ma olin kuskil 12-aastane ja see oli esimene Jumala puudutus minu elus. Ja 17-aastaselt tuli minu klassiõde minu juurde, ütles, et Kairi, kas sa tahaksid tulla Viljandi baptisti koguduse pühapäevakooli ja siis ma juba tundsin oma südames, et jaa, ma tahan rohkem teada sellest lapsest, sõimes, Jumalast, pühast vaimust ja siis ma tõesti hakkasin käima pühapäevakoolis ja seal ma ütleks, et see on nagu Pauluse kiri roomlastele 10. peatükis ja 17. salmis, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jeesuse Kristuse sõnast, mida ta siis räägib. Ja tõesti iga tunniga, iga pühapäevakooli tunniga, kui me õppisime piiblisalmi, kuldsalme ja asju, siis see maailm kuidagi avardus. Aga see ei olnud nagu minu endast või minu tahtmine või minu soovid, vaid see oli ka see, et Jumal avaldas oma armastuses ja avas kogu selle usu maailma minu jaoks ja kristluse. Väga eriline, Kairi. Ja ma ometi tahaksin küsida, et kas sinu nägemise kaotus ei tekitanud sinus niisugust umbusu küsimust või et miks Jumal lubab ja miks on niimoodi asjad, et kuidas sa sellest läbi tulid? Ei umbusku ei tekitanud. Mäletan täpselt, et
mulle tehti väga paljud silmaoperatsioonid ja see oli justkui selle arstiga läbi minemine ühest protsessist. Ja see arst ise oli juut, on naisterahvas. Ja ma mäletan, et ma alati lootuses ja usus läksin edasi ja mind kandis just see pühapäevakoolis õpetatud salm, et Jumal ei pane meile suuremat koormat, kui me suudame ära kanda. Ja ma elasin nagu selle tõotuse najal. Et ja kui ikkagi see olukord tuli, et nad ei saanud enam mind aidata ja ma kaotasin nagu 100% nägemise, siis pigem oli niimoodi, et palatis, kus ma siis sellel hommikul, kui arst vaatas, et kuidas olukord on, tagasi tulin, siis pigem mina nagu, teised olid šokis, aga mina olin kuidagi ikkagi lootustäis ja usus Jeesuse peale. Et see oli täielik, see oli ikkagi nagu Jumala arm ja armastus ja rahu, mis minu sees püsis. Ja see on sind täitnud ja kandnud siiamaani. Jah. Toomas ütles, et kui ma ei näe, siis ma ei usu. Ta kuidagi nii kategooriliselt ütles, et nägemine ja uskumine peavad tema jaoks käima koos. Ja ometi, kui Jeesus talle ilmus, siis tal ei olnud midagi muud vaja. Ta ütles, Jeesus, sina oled issand, sina oled Jumal, kummardus ja oli esimene, kes tunnistas seda piiblis niisugusel kujul selliste sõnadega. Kuidas sina koged, Jumal on ka nähtamatu, Jumal on kõikide jaoks nähtamatu, me keegi ei näe, ei saa teda käega katsuda. Kuidas sa näed, mille poolest on see nagu usuliselt arendav ja teiselt poolt ka võib-olla väljakutsed esitav, et me Jumalat ei näe? No minu arust on väga hästi öeldud piiblis ka, et see on kindel usaldus selle vastu, mis meid ees ootab ja veendumus selles, mida me ei näe. Et me ei näe, aga see nagu südame silmad on avatud meil. Jeesus on avanud südame silmad ja sa loodad ja usaldad ja armastad teda nii kindlalt. Sa oled näinud seda protsessi, seda muutumise ja Jumala tööd ja vormimist iseenda sees ja teistes inimestes, kaasinimestes. Ja see on hoopis teistsugune nägemine, see on palju sisulisem, sügavam nägemine, eks ole. Ja ega ju paljud elu kõige olulisemad väärtused ei ole nähtavad, armastust me ka ei näe. Me kogeme seda, me võime seda väljendada. Sinu puhul, Kairi, on mind kõige rohkem võib-olla hämmastanud see, kui aktiivne oled sa oma elus vaatamata nägemispuudele. Olen ise töötanud kurdistunud inimestega, olen selle ala inimene, töötanud haiglas, aidanud inimesi ja ma näen, et sageli just näiteks ka kuulmise kaotus on nii sügav trauma, et inimene tõmbub nagu elust eemale. Sinu puhul ma näen vastupidi, sa oled oma isiklikus elus, sa oled koguduselus, sa oled ühiskonnaelus tegev, sa aitad neid, kellel on raske. Kõige rohkem võib-olla, millele ma olen mõelnud ja millest ma olen rääkinud sinu puhul on ka see, kui sa pimeda inimesena osalesid Teeme ära maailma koristuskampaanial, lähed loodust koristama, sul on plastikad kott käes ja sa kompad, kas selle rohu sees seal on prahti ja sa korjad seda kokku. Mis ajendab sind, mis on pannud sulle selle tegutsemise igatsusi ja tahte niimoodi teostada? Ükskõik, mis puue inimesel on või
mõnes mõttes on ka terved inimesed nagu puudelised. Me vajame hoolitsust ja armastust. Ja kui sa koged seda armastust, millega Jumal on sind armastanud just, sest nõnda on Jumal maailma armastanud oma ainusündinud poja. Ma olen alati mõtelnud, ainusündinud poeg. Et isad ja emad, kes peaksid ühest lapsest loobuma. Et Jeesus andis oma elu minu eest, ja usu läbi, ainult usu läbi, mitte midagi muud ma ei pea tegema, usu läbi ei lähe ma hukka. See on Jumala tõotus, mis püsib nagu minu sees ja siis sa tahad seda välja jagada. Ja minust pimedana kuulutustööd teha on kergem, kui sa hoolitsed, nagu minu eest hoolitsetakse, armastatakse igal sammul. Sa tahad seda nagu tagasi anda. See on võib-olla see, mis mind nagu, mis mind käivitab. Ja üks asi on see, et kui ma loen piiblit ja loen Jeesuse tegusid ja asju, siis Jeesus on ju öelnud ka, et me teeme hoopis suuremaid tegusid. Et kui ma kodust välja ei astu ja ma ei tee mitte midagi ja ma ei kuula püha vaimu vaikset häält, et mine ja helista sellele inimesele, palveta tema pärast, siis ega midagi ei muutu ka. Jaa, aga meie, kes me nüüd oleme nägijad, mida me peaksime õppima või milliseid juhtnööre sa annaksid meile, sest tõepoolest on inimesi väga erinevate vajadustega. Et mida sa ütleksid meile, kuidas me võiksime niimoodi inimestel läheneda, niimoodi neid teenida, et nendest ärkaks ka usk ja lootus ja armastus, mida sa ise oled kogenud? Üks võtmetest on ikkagi see, mida me saame usklikena teha, on näha inimese enda ümber. Et ka puude väga sageli, näiteks pimedad või vaegkuuljad, nad vajavad enda kõrvale lihtsalt sõpra. Kedagi, kellega jalutamas käia, kellega võib-olla isegi poes käia. Või teatrisse minna või spaasse ja sealt edasi saab juba minna selleni, et sa kutsud ta endaga kirikusse või jutlusele või kontserdile, mis kirikus toimub. Või evangeelsele õhtule või. Nüüd selline puht inimlik hoolimine on tegelikult see, mida inimene vajab ja kõik muu tuleb nagu selle järel. Gary Chapman, kes on perenõustaja, on kirjeldanud oma raamatutes 5 armastuskeelt. Et me kaldume väljendama armastust vahel nagu nii-öelda ühes teatud oma emakeeles, no näiteks keegi tahab kingitusi teha või keegi tahab kallistada, keegi tahab tunnustavaid sõnu öelda, kellegi jaoks on kvaliteet, aeg või teenivad teod tähtsad. Ja ta ütleb nii, et Jumal oskab neid kõiki keeli väga hästi. Aga kui Jumal tahab kellelegi läheneda inimese kaudu, siis see inimene peab õppima mõistma, kuidas rääkida tema armastuskeeles, kellega ta suhtleb. Mida sa sellest arvad? Minust on Jumal ääretult tark ja püha ja Jeesus Kristuse armastus ja arm. Meile on antud püha vaim. Ja Jumal ei läkita või ei saada sind selle inimese juurde, kes sind ei kuula. Kuidagi on nii, et kui sa kuulad püha vaimu juhatust, siis ja sa toimid selle järgi, et sa lähed ja räägid selle inimesega, see võib isegi koguduses olla niimoodi, et see on teine usklik. Ta annab sulle selle kirjakoha ja juba kodus valmis selle kirjakoha ja sa lähed ja räägid selle inimesega ja see teine koguduse liige, ta
ta järsku hakkab nutma ja sa ei mõista. Ja siis sa saad aru, et Jumal on ise tööd tegemas selle nagu sind appi võttes seda inimest aitamas. jah, väga oluline teadmine. Et ikkagi ei ole nagu minu arust sõna on ikkagi see ususõna ja see, et kuidas nagu kuulutada, on ikkagi see, et kuulata püha vaimu häält. Kuulata, nii nagu Paulus ütleb oma evangeeliumite alguses, kuula. jah. Aga Kairi, kui me tuleme selle Toomase juurde tagasi, keda nimetatakse uskmatu Toomas, ega ta ju nii uskmatu nüüd ka ei olnud, aga ta ei suutnud uskuda seda, mis teistel oli juba nähtud ja kuuldud. Et tema ütles niimoodi, et kui ma ei näe Jeesust, tema naelajälgi ja kõike, siis ma ei usu. Ja kui Jeesus talle siis ilmub, siis Jeesus ütleb talle, et vaata, katsu. Ja Toomas vakatub tegelikult, me kuskilt ei loe, et ta läks oma näppu siis panema nendesse, ta ütles lihtsalt minu issand ja minu Jumal. See tähendab, et need küsimused, mis olid Toomase sees, korraga leidsid Jeesusega kohtumisel täiesti uuel kvaliteedil vastuse, et tal ei olnud enam neid küsimusi. Milliseid küsimusi sina enda sees kannad, mida sa mõtled, et kui ma kohtun kord Jeesusega, ma tahaksin neid asju temalt küsida? On sul mõni selline küsimus, mis tundub, et seda ma tahaksin Jeesuselt kord küsida? Ma arvan, et ma ei taha küsida. Ma arvan, ma langen nagu põlvil ja ainult täna. Et nii palju, kui ma oma elus olen näinud, siis mina olen saanud armu peale ainult. Et Jumal on ääretult kannatlik ja just seega, et Jeesus teab, nii nagu Jeesus teadis ju seda ka, et tegelikult Toomas ütles, et mina ei usu enne, kui ma katsun neid haavu ja käsi. Aga Jeesus teadis tema mõtteid. Jeesus teadis tema tundeid, aga ta ei. Ja kui Jeesus tuli sinna lukustatud uste taha, ta teadis, et nad kardavad juute ja nad on lukustatud ukse taga ja tal oli ainult armastus nende kõigi vastu. Ja ta ütles ju alati rahu teile. Ja mina võin ka öelda, et ma oleks hea tänulik, sest suuremat rahu ei ole kui Jumala sees. Ja ainult usu kaudu ja armu läbi on see meile antud. Väga eriline ja aitäh sulle seda jagamast. Kui me nüüd oma vestlust hakkame kokku võtma, sind kuulavad 100 inimesed, paljud nendest on noored, nende elu on alles ees. Sa oled olnud ka noor, oled teinud oma elus valikuid ja nüüd võid mõnes mõttes nagu tagasi vaadata, kui nii tohib öelda isegi. Mida sa ütleksid nendele, kes sind kuulavad täna? Et issanda Jumala armastus on nii suur ja võrratu, et tema tõotused on tõesti need, millele võib alati toetuda. Ja tegelikult siin maailmas
ei ole nagu ühtegi püsivat asja peale usu. Et kui ma loodan Jumala peale, siis ma ei ole kunagi pettunud. Ja üks väga tähtis asi on see, et ka mina läksin vahepeal kaugemale Jumalast. Aga Jumala käed on alati meie jaoks laiali ja tal on alati armastust meie vastu. Et tulla ikkagi tagasi, teha see meeleparandusotsus ja uskuge mind, et Jumal Isandas Jeesuses kuuleb seda kisendavat südant, mis igatseb taas isa rüppe. Et ta tõesti kuulab seda ja ta ei vaata sulle vihaselt otsa, et nii nagu Jeesus, kui ta ristile läks, ta ei olnud vihane. Jah, ta vaikis, aga ta ei olnud vihane. Et Jumalal on nii palju armastust meie jaoks. Tal on tohutult suur kannatlikkus. Aitäh sulle ja kui Jeesus ütleb lõpuks Toomale ja tegelikult kõigile tema järgijatele, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad, siis täna oled sina see minu jaoks ja ma usun meile kõigile, kes kehastab selle tõotuse täideminekut. Sa oled õnnis, sa oled õnnistatud ja sa oled ka õnnistuseks. Aitäh sulle selle eest, et sa niimoodi oled elanud ja meile seda täna ka jaganud. Aitäh. Nüüd on meil võimalus ise mõelda nende mõtete üle, lugeda seda kirja kohta ja arutleda, mida meil on sellest kõigest kaasa võtta oma elus.